Tere, mina olen Risto ja täna räägime sellisest filmist nagu Stuber. Stuber räägib siis loo politseinikust Viktor, kes kaotab oma paarilise ühe narkoärika Teitšo käe läbi ja ta ei saa seda pätti kohe kätte. Ta jahib teda veel tükk aega peale siis oma paarilise surma. Lõpuks, kui ta saab vihje, et see pätt lükkab kuskil uut narkodiili, hakkab ta seda asja uurima. Kahjuks aga käib Viktor samal päeval silmaoperatsioonil, mille tõttu ta ei saa siis filmis ise autot juhtida ja väga paljusid muid asjugi teha. Ta tellib siis endale Uberi, juhiks on Stu ja siis kahekesi koos hakkavad nad seda Teitšot püüdma. Muidugi nad satuvad siis päris mitmesse naljakasse intsidentide vahel, tekib ka siuke trots. Ilmselgelt see Stu ei taha väga tegemist teha politseinikuga, kes ajab selle filmi mõistes siis maailma kõige suurimad narkoärikad parasjagu taga. Lähme kohe siis selle juurde, mis mulle selle filmi juures meeldis. Mulle meeldis väga selle filmi peaosa täitjate keemia. Viktor, keda mängib Dave Bautista ja Stu, keda mängib India päritolu näitleja. Vabandust, pean seda nime maha lugema, väga hästi seda hääldada ei oska. Mail Nanjiagi. Võite parandada, ma selle praegu täiesti perse keerasin, ausõna ei oska neid asju hääldada. Igatahes peaosa täitjate keemia mulle väga meeldib. Ühelt poolt siis Viktor, kes on politseinikuna hästi karm vend, teeb oma tööd hästi ja pigem panustab elu tööle kui oma lähedastele. Versus siis Stu, kes on siuke arglik Uberi juht, kes töötab kuskil veel enam-vähem mingi sporditarvete poes, kust ülemus on täielik. Tema on siis seda tüüpi karakter, kes laseb enda peal hästi palju talluda. Viktor siis küll mitte arvatavasti pahatahtlikult, vaid sellepärast, et ta tahab lahendada seda case'i, mis jäi siis aastad tagasi lahendamata. Tallub ka siis samamoodi siis Stu peal. Aga lähemalt sellesse süvenemata, ilmselgelt kui ma ütlesin, et mulle nende peaosa täitjate keemia meeldis ka väga see, kuidas need näitlejad neid osi tegid. Dave Bautistat ma nägin siis esimest korda üldse mingis teises rollis peale Traxi, keda ta mängib siis Galactica valvurites. Võiks öelda küll, et tegelikult see roll, mis ta siin tegi, oli väga erinev sellest, mida ta Traxina teeb. Mulle väga meeldis seda kontrasti nende kahe rolli vahel näha. Minu arust ta sai sellega väga hästi hakkama. Samamoodi minu jaoks oli siis esimene kord seda India näitlejat kui Mail jah, näha mingisuguses rollis üldse. Mulle see väga meeldis, ta mängis väga hästi minu arust üks argliku taksojuhi välja, kes pigem alistub elus kõigele selle asemel, et võtta ohjad enda kätte ja ennast kehtestada. Muidugi filmis oli ka omajagu nalju, mille peale ma isegi veidike kräkkisin. Kindlasti olnud seal mingit siukest huumorit, mille peale pool tundi naernud, eks, ja pärast filmi ka mõelnud ja veel koduses selle üle naernud. Huumorit oli, ma arvan, et ühekordseks vaatamiseks sobib see film igaühele. Tegelikult see ongi kõik, mis mulle selle filmi juures meeldis. Räägiks natukene sellest ka, mis mulle selle filmi juures ei meeldinud. Treilerit vaadates saab aru, et see lugu, mida seal filmis räägitakse, on meile juba liiga tuttav. Me oleme seda lugu korduvalt kuulnud. Politseinik kohtub mingi vennaga, kes ei ole politseinik ja siis ta palub ta abi ja nad satuvad igasugustesse seiklustesse. Ütlen seda, et see film, see ei lisa nagu sellisele loole väga palju uusi innovaatilisi lahendusi. Selle tõttu võib seda filmi vaadates veidi igav hakata. Mina vaatasin seda filmi vaadates 2 korda kella ka. Filmis on siis ka nii-öelda paar kannapööret, millest ma siin lähemalt rääkima ei hakka. Mis ma ütlen, on see, et nad jäävad väga nõrgaks. Üks nendest on seotud ühe tegelasega, keda tutvustatakse filmi alguses ja hiljem, kui see tegelane uuesti mängu tuleb, oli mul juba meelest läinud, et ta seal filmis üldse oli ja kes ta oli, mida ta seal tegema pidi. Siinkohal ütleks ka seda, et paljud kõrvaltegelased jäid nõrgaks ja neid oleks võinud kõrvallugudena süvitsi uurida või lisada neile natuke rohkem taustalugusid. If that makes any sense, eks ole. Enamus selle filmi huumorit keerlebki selle ümber, et Viktor on käinud silmaoperatsioonil, ei näe hästi. Mõned naljad tänu sellele hakkavad seal filmis väga korduma. See, et mitu korda sa naerad selle üle, kui Viktor lihtsalt ei näe ja kõnnib vastu autot, eks ole. Kui te ei oska rohkem häid nalju kirjutada, siis ärge ühte nalja 5 korda tehke seda 2 korda, okei 3 korda, aga 5 korda see on tõesti liiga palju. Lühidalt on Stuber umbes sama hea film kui selle filmi pealkiri, kus meil on Uberi juht, kelle nimi on Stu ja siis teda kutsutakse Stuberiks. See on umbes sama kvaliteetne nali kui see, et sa ei tohi lennujaama minna ja öelda seal tere Risto, sest see kõlab nagu terrorist. Ma arvan, et keegi teist praegu ei naernud. Ja minu arvamus sellest filmist on umbes sama hea kui see nali. Mis ma muud ikka oskan öelda, Stuber siis pigem on siuke film, mida ma teist korda ei vaataks. Telekas kunagi mängib, siis võib-olla ühe silmaga jälgin. Kindlasti ei ole ta midagi väga meelde jäävat, sellepärast et ta ei lisanud uusi innovaatilisi lahendusi loole, mida me tegelikult juba teame. Kui te tahate siukest head politseinik, mittepolitseinik tuua filmi, siis vaadake 2005. aasta filmi The Man, kus mängib Samuel L. Jackson, samamoodi siis action-komöödia. Kui te maitse natukenegi ühtib selle kuradi 2 video põhjal, mis ma teinud olen minuga, siis teile meeldib see film. Kui teile see film ei meeldinud ja mina teid seda vaatama saatsin, siis võite tulla julgelt ka pärast siia vigisema, kui siit soovituse ma andsin ja saame jälle siis vestelda filmide teemal. Jälle vestelda, me ei ole mitte. Hea küll, see on minu poolt kõik. Aitäh, et vaatasite ja näeme järgmine kord.